Kas olete teadlik selles osas, kas teid on kunagi Nobeli preemiale esitatud? Mind või? Jah. Ei, ma ei tea, miks sa seda ei ole teinud. Mitte mina, vaid Kirjanike Liit või... Ma ei tea, kas üldse Eesti Kirjanike Liit on kedagi esitanud. Võib-olla Jaan Krossi on esitanud ja sest minu teada ka Kaplinskit, kes on teine, keda on esitatud, esitati mitte Eestist, vaid Poolast. Kaplinskit on Jaka Mäel 2 korda esitatud, Krossi väidetavalt ka mitu korda. No Kross oli ikka väga lähedal. Ma olin siis just Kirjanike Liidu aseesimees, see tähendab istuv esimees, kes oli kohal. Peekman oli esimees ja ta oli nii-öelda auesimees rohkem. Ja siis mulle helistati teatega ajakirjanikele, pannake valmis, kell 2 selgub, kes on siis Nobeli preemia laureaat. Ja Kross oli seal täiesti esimeses reas, nii et siis Rootsi saatkond uskus ka, et Kross saab selle, aga sai hoopis siis Lõuna-Ameerika juuditarist daam, kelle teoseid ma lugenud ei ole, võib-olla ta oli väga hea, ei tea. Ja pettumus oli muidugi suur. Ajakirjanikud seisid juba Kirjanike Liidu õue peal, lilled peos ja mikrofonid peos, aga ei saanud, nii et seal on nii palju imelikku ja juhuslikku, on saanud ikka väga X-kujud Nobeli, Austriana ei saa nüüd praegu nime öelda. Jelinek. Jaa, Jelinek, kes üldse kõidutada ei oska minu meelest, see on ju nii abitu. Või ka ungarlane, Kertes. Üsna keskpärane, tal oli oma huumor ja ega ta halb ei olnud, aga et ta oleks ainuke ungari keeles kirjutanud ja Saksamaal elav juut, kes oli juutide vastu jumal hoidku midagi, ma pean seda andekaks rahvaks. Ungarlased olid diskreetselt vait, aga austerlased ikka üsna valjusti tegid häält, kui Jelinek selle preemia sai, nii et ma ei saa aru näiteks Rootsi Akadeemiast, kui niisugused asjad juhtuvad. 60-ndatel oli veel selline valdkond Eestis väga tegus ja tulemuste rohkem nagu filmikunst, eriti 60-ndate teine pool ja Tallinn film, mingi 5-6 aasta jooksul tuli seal välja rida filme, mis siiamaani on nagu klassika kaaluga mõõdetud. Ja teie samuti sattusite sinna filmikeerisesse, filmimaailma keerisesse Tallinn filmi toimetajaks 13 aastaks. Kuidas filmimaailm teid nüüd endasse tõmbas sealt Maardust ja Tallinna mõõtriistade tehasest? No asi oli nii, et pärast tipi lõpetamist ma ahmisin ka tipi ajal, ahmisin öelda seda Eesti kultuuri ja kunsti ja kõik nii palju kui võimalik ja käisin kõikidel võimalikel kursustel, näiteks ka kultuuriülikoolis ja eriti mind köitis siis kunstiajalugu, nii et ma 2 aastat pärast tipi lõpetamist tahtsin minna Tartu Ülikooli kunstiajalugu õppima, ei võetud vastu, kuna reegel oli, et 3 aastat pead siis pärast ühe kõrgkooli lõpetamist töötama ja siis ma ei kärsinud ja siis oli mõte ka Moskva kirjandusinstituudi peale, kuna ta valmistas ette. Aga mu tookordne abikaasa Virve Reimann oli lõpetanud KIK-i, see on siis see kõige kuulsam kinoinstituut Moskvas režissöörina ja soovitas mul kangesti, et pole ju sul mõtet, sa oled nii-öelda kirjanik juba valmis, pole sul mõtet minna, et parem siis mine ürita sisse saada sinna kinoinstituuti, et sa õpid midagi kõrvalt veel kirjandust nagunii, aga stsenaristikat. Ja seda ma teisin ja mingi imega ma sisse sain, kusjuures seal oli ju kohutavad konkursid KIK-is. No eriti näitlejate mingi 20 koha peale kandideeris mitu tuhat inimest ja nii edasi. Aga sisse ma sain ja õppisin seal kaugõppes küll 5 aastat. Aga mis eriala siis teile diplomile kirjutati lõpuks? No olen kinodramaturg. Kinodramaturg? Jah, iga aasta oli 2 kuud siis suvel seda õppinud. Esimene kuu oli loengud
nagu õppetöö kunagi ja siis teine kuu oli praktilised eksamid ja arvestused. See oli huvitav selle poolest just, et seal oli muusika ajalugu, kunsti ajalugu, nii maailma kui Vene oma dramaturgia, kirjanduse ajalud, ühesõnaga niisugused huvitavad üldaineid ja oli ka väga huvitavaid õppejõude. Nii et ma seda kuidagi ei kahetse, aga mingit suurt armastust filmi vastu mul nagu pole olnud. Ma olen huvi tundnud küll ja mul on väga hea meel, et praegu on Eesti film ikkagi täiesti arvestatav. See on üllatav, kuidas see peaaegu nullist alates, sest enne seda oli ainult KIK, Moskva kinoinstituut, mis tootis võimalikke kinotegijaid. Ja nüüd on terve hulk noori, kes teevad tõesti huvitavaid asju. Nii et ei olnud see 60ndate teine pool, kui oli Kevade ja Viimne reliikvia ja Hullumeelsus, Värvilised unenäod või nii edasi huvitavaid asju. Praegu tehakse rohkem ja huvitavamalt. Nõukaajal eriti sai ju Eesti kino ainult peksa kriitikute käest, mitte ühtegi helget sõna ei öeldud. Juba enne, kui film valmis tuli, näiteks ka Viimse reliikvia kohta, Elem Treier kirjutas juba negatiivse retsensiooni, kuigi ta polnud ühtegi kaadrit näinud. Kuidas järjekordselt Eesti kirjandusklassikat rikutakse. Oli selline fakt, et Eesti film oli rohkem saanud rahvusvahelisi auhindu, ainult koorilaul oli rohkem saanud kui ükski teine kunstiala kirjandusest rääkimata. Nii et selles mõttes oli see asi ülekohtune Eesti filmi suhtes. Ka et seal filmistuudios oli väga halb õhkkond kuni 60ndate lõpuni ja ka edaspidi. See on ka tõsiasi, mis muidugi pärsis kõvasti seda võimalust Eesti kino tõusuks. Aga mismoodi halb õhkkond, kes seda õhkkonda tootsid, kui isikutest rääkida, sest seal tegelikult olid ju sellised nimed, kelle kindlasti on nagu teeneid ja... Keda sa mõtled? No näiteks Lembit Remmelgas, Jüri Müür, kõik need tegelased olid ju seotud filmi tegemisega. No tema oli peatoimetaja tunduvalt hiljem ja tegelikult jah, ikkagi 60 aastate lõpust, aga ütleme, direktor Danilovitš ja siis need vanad tegijad, kes ei lasnud ikka eriti nendel 60ndatel aastatel tulnud noortel eriti esile pääseda. Need nimed olid seal Mandrõkin ja Nivežin ja nii edasi. No seal suured rahad mängus, võitlus käis nende rahade nimel, et oma filmile saada, oli mille pärast ka materiaalses mõttes võidelda. Ja kontroll oli ka väga suur ja see oli ju absurdne, et Moskva kinokomitee andis filmile raha. See on siis see tüüpiline Moskva nähtus üldse, kes röövib kogu suurt Nõukogude Liitu ja siis tema on see, kes lahkelt jagab ja isandana annab kellelegi kõigile. Ja kinoga oli täpselt sama olukord. Üks kummaline seik on nüüd teie isikusse puutuvalt selles kinomaailmas. Te olite nagu kirjanik on niivõrd vastaline, ei lastud teil avaldada, lasti novelle võtta ära novellikogude käsikirjadest. Kus kõik keelati, välismaale ka ei tahetud lasta ja nii edasi ja nii edasi. Aga kino oli ju Nõukogude Liidus väga püha kunst. Ja teie töötasite selle püha kunsti kuskil seal toimetuskolleegiumis filmidramaturgina 13 aastat. Kuidas teil lasti seal nagu niimoodi siis tegutseda? Kas keegi hoidis kätte ja pea kohal või kuidagi? Kuna mul oli see kinodramaturgi haridus, siis loogiline ametikoht oli kinostuudio toimetaja koht ja kui mul juba 3. laps sündis, siis ikkagi oli vaja kuskil teenida. Nii et kui ma oma vanemale vennale ütlesin, et mul oleks töökohta, ma olin vabakutseline 8 aastat, töökohta vaja, et saaks kas või 100
rubla palka, siis ta ütles, oi, et 100 rublase koha peal peab tööd tegema, vähemalt 200 rubla oleks vaja, siis ei pea tööd tegema. Umbes nii. See oli niisugune pisut absurdne nali, aga selles oli oma iva. Ja ometi Remmelgas tegi vihje, et ta pidi minu ees seisma, et ma üldse tohiksin kinostuudiosse tööle tulla. Kas keskkomitees või kus ta siis pidi seda nii-öelda läbi lükkama. Aga toimetajana töötades, mis ma seal eriti teha sain? Ma jäin küll kogu aeg nagu vaiksesse opositsiooni, aga ega ma kedagi ka eriti aidata ei saanud ja mõnedki noored režissöörid nagu Valentin Kuik või teised lootsid, et nad saavad minu kui toimetaja toel midagi ära teha, aga kunagi see ei õnnestunud. Ma ei saanud seda tööd ka kuidagi väga hingega võtta, kuna ma olin võimetu midagi ära tegema ja võib-olla ka ma vähe püüdsin, aga ma seda ei oska öelda. Viimse reliikvia puhul muidugi, te olete selle filmi stsenarist. Kas selle Viimse reliikvia teemal on veel üldse midagi, mida te ei ole rääkinud, aga mida võiks rääkida? Seal on mõned asjad, mis mind siiamaani häirivad. Kas või see, et Pirita kloostri hävitasid ära Juhan Julma väed 1571, kui neil oli lihtsalt kahurikuule vaja teha, ei viitsinud ju paemurust murda kive, vaid lihtsam oli võtta kloostri müüridest ja siis rüstati see klooster laiali. Stsenaariumid õige mitu varianti oli kirjutatud, siis Grisha Kromanov leidis, et ei saa näidata, et Vene väed oleksid midagi halba teinud. Ja siis tuli see variant, täiesti absurdne variant, et Eesti ülestõusnud on kloostri hävitanud. Aga Grishal oli see kogemus M.E. Beekmani kartulikuljustega, kus juba stsenaarium nagu peaaegu oli vastu võetud. See oli otsustav, kas Moskva võtab stsenaariumi vastu ja lubab filmi teha. Aga siis keegi taipas küsida, aga kelle eest need inimesed põgenevad sinna Haapsalu? Nõukogude vägede eest. Siis oli lõpp sellel stsenaariumil, ei mingit juttugi saanud olla. Nii et Grishal oli see kogemus ja siis ta leidis, et ei saa ikkagi teha, et olgu küll, et tsaarid olid pahad, aga kõik tsaari vallutused ja teod olid ikkagi head selles jooksvas ideoloogias. Teine muidugi, mis mul veel rohkem hinge peal on Ivo Schenkenberg, kes oli Liivi sõja kangelane eestlaste poole peal, Eesti vägedega. Rappis ta neid vallutajaid, oli ka väljatungidel Tallinnast üks edukamaid oma meestega ja nii edasi. Ja teda on seal siis nii negatiivselt kujutatud peaaegu röövlipealikuna. See oli lubamatu. Mul oli pandud teine nimi sellele nii-öelda. Seda enam, et kõik teised olid ju välja mõeldud nimed. Olgu küll, et Mönnikhausen oli reaalselt suguvõsa, aga sellist Agnest loomulikult polnud. Ja äkki oli Ivo Schenkenberg ainuke, kas Bornhöhe oli võtnud seda Vene kroonikates, kus ta oli loomulikult äärmiselt negatiivselt kujutatud. Ja need kroonikad on olemas. Ma ei saa aru, miks Bornhöhe seda nii kujutas. Aga tal ei olnud võib-olla see ka nii teravalt. Aga Lennart Meri, kes oli selle filmi toimetaja, oli ajaloolase haridusega. Loomulikult ta teadis, mis oli Schenkenbergi funktsioon Liivi sõjas. Ja ometi oli tema koos Kromanoviga põhiliselt tema see, kes tahtis siis selle nime tagasi panekud. Mul on see täiesti arusaamatu, miks ta seda tahtis. Aga mina enam seal juurde ei pääsenud režiisstsenaariumi kujundamise juures. Mulle lihtsalt ei näidatud ja see nimi pandi tagasi kahjuks. See on mul olnud hinge peal ja see oli ka üks põhjuseks, miks üks mu viimaseid romaane on Üks päev Ivo Schenkenbergi elust. Ma loodan, et sa oled näinud seda ülemöödunud suvel kirjutatud.
aga rahvas leidis sellest filmist mida kõike. Ja seda edu oli väga suur ka üleliidulisel plaanil. Ja nagu ma aru saan, siis seda üritati ka Eestis nagu korrata, tehti selline film nagu Verekivi, mis selle äpardas. No need filmid ei ole nii erinevad üksteisest, eks ole, ajalooline seiklus, kappamine, mõõkadega vehkimine. Miks ühes sai selline legend ja teist näidatakse kord 10 aasta jooksul võib-olla heal juhul? Ma ei oska sellele vastata, sest tõepoolest, ega Verekivi ei ole nii halb film. See sündmus oli ju huvitav, et mees seal Harju väravate vahel hukati, mis oli ju täiesti enneolematu nähtus, aga no kuna Alllinn ja Toompea olid kogu aeg vaenujalal, siis ilmselt kasutati see võimalus ära. Ta oli ju tapnud ainult oma ära jooksnud talupoja, aga Tallinnas ta kinni nabiti. Rüütlid, vastasalklased Harju-Virust seisid Harju väravate taga, niipea kui ta oleks hukkamisplatsile viidud Võllamäele, siis oleks ta vabastatud, nii et sellepärast ja hukati ta seal 2 värava vahel. Ta ei olnud enam Tallinnas, aga ta ei olnud ka väljapool Tallinnat. Ja filmil pole midagi eriti viga, aga need asjad on ka võrdlemisi nii-öelda juhuslikud ja meelevaldsed. Ja, natuke küll. Üks film, millest võiks veel juttu teha teie puhul on Vernanda. Ja mind paelub selline küsimus, et miks on leivapätsis pomm ja kuidas see sinna sai? Noh, ma ei tea, kuidas ta niiviisi juhtus, et... No te olete see filmi stsenarist, et te olete selle välja mõelnud. See on teie novelli järgi tehtud. See on novelli järgi tehtud, jah, ja ma kirjutasin sellele ka stsenaariumi ja Kadunud Romka lavastas oli üks tema esimesi asju ja üks kõige õnnestunumaid võib-olla. Aga mida nagu siit välja lugeda? Proovime seda analüüsi nagu lühidalt teha, sest ütleme 50 aasta pärast võib-olla inimesed, kellel ei ole totaalse diktatuuri kogemust, ma loodan, nemad võib-olla ei saa aru sellistes asjades. See probleem, et pomm ja leib on minu meelest üle maailma praegu igal pool. Kui palju me kulutame pommi peale, kui palju, miks kõik hullumajad on täis Napoleone, kes oli ju paras röövel, eks ole, ja tapja Euroopas, aga mitte leivategijaid. See ei ole üldse mitte ainult Nõukogude teema, et nii-öelda leiva asemele meile pakutakse pommi. Et see ei ole ainult absurdimäng. Kust see suur huvi soome-ugri kultuuri ja rahvaste ja keelte vastu? Sellel on oma mitu põhjust. Me ju kõik otsime siin maailmas omale liitlasi, eks ole, eriti kui me oleme väike rahvas. Ja üks nii-öelda orgaanilisi loomulikke liitlasi on siis meie keelesugulased, soomlased, ungarlased, saamid, Venemaal elavad soome-ugri rahvad. Võin tõesti väita, et see keelesugulus annab ka mingi mõttesuguluse. Meil on folklooris on ühiseid jooni, mütoloogias on ühiseid jooni. See on meile ka mõttetasemel lähedane. Teiseks, need keeled on ikka nii suure surve all, on ära võetud kogu haridus, aga kuna meie oleme oma naha peal tunda saanud seda Vene okupatsiooni, siis see koloniaalmaade staatus, mis on olnud läbi ajastu, ega tsaari aeg oli hullem veel kui nõukogude aeg, vähemalt alguses nendele rahvastele. Ühtegi teost ei lubatud ju neil oma keeles avaldada. Siis see paneb nagu kaasa tundma, kaasa elama ja spontaanselt tahtma kuidagi toetada neid keeli, rahvaid. Nii et minu unistuseks oli luua fond, et noored kirjanikud saaksid oma teoseid oma keeles avaldada. Ja nüüd see fond toimib. Kui ma sain
selle elutööpreemia Rahvuskultuurifondilt, siis ma asutasin kohe selle fondi. Korporatsioon Rotalia pani samuti 4000 €, nii et me saime kiiresti. Mõned juristid panid korralike summa, näete hulgas ka mu enda poeg. Paljud kirjanikud panid sinna, ma arvan, et ka sina paned ükskord sinna mingi kasvõi sümboolse summa. Oleme juba 9 soome-ugri kirjanikke, kellest valdav enamus on hästi noored, nende debüütkogude, aga reegliks on ainult emakeeles kirjutatud asjad, nii et see on selle keele toetuseks mõeldud ja seda võib ka käsitleda mingil määral Vene vastaseks, aga ainult kolonialismi vastaseks. Kas on võimalik päästa veel Hante, Manse, Sölkuppe, Veenetseid, Nganassane. Muide, üks meie raha läks Nganassani praktiliselt esimestele ilukirjanduslike teoste öelnud. Nendel ju oma kirjandust nagu ei olnud, nii et see oli üks huvitavaid. Aga milline see nende üldine elulaad on? Kas nad elavad ikka oma püstkodades ja taovad trummi või nad on ikkagi läinud arvutite ja mälupulkade peale üle? Nii ja naa. Nganassane sa mõtled? No üldse neid soome-ugri rahvaid seal kauges idas. Püstkodades ei ela peale rändrahvaste keegi. Neenetsid, jah, nad panevad oma jurta kokku, teevad seda ainult naised poole tunniga ja elavad ja siis nad rändavad, nende tohutud suured põdrakarjad söövad ühest kohast lagedaks, nad peavad edasi rändama. Nendel suurematel rahvastel on väga häid kirjanikke, ma ütlen, ma olen üle 40 raamatu tõlkinud, loed mõnda nendest, sa näed, et see on täiesti tasemel kirjandus. Ütleme, Hantidel, Mansidel on väga tugev see rahvaluulel baseeruv, aga üks geniaalsemaid kirjanikke, nüüd on ta surnud, oli Ivan Šestalov, Mansi ühe kõige väiksema rahva esindaja, kellel on ilmunud teosed miljonilistel tiraažides mitmetes keeltesse tõlgitud. Kui ma kuulen sõnu Hant või Mans, siis läheb mu silmades käima mingisugune mustvalge dokfilm, Lennart Meri tehtud mingisugune dokfilm, kus on siis taotakse seda nahast trummi või uilgavast tuisus keegi sikutab mingit lastud karu. Et kas tänapäeva handid ja mansid elavad sellist elu või nad käivad ka pintsakutes, helistavad nutitelefoniga, kasutavad internetti? Jaa, kasutavad internetti, kasutavad nutitelefone, andku jumal, et nad seda vähem kasutaksid. Ütleme, Lennarti filmides on see trummitagujad vist ainult Nganassanid, kes on kõige põhjapoolsem rahvas maailmas üldse. Ja nemad tõepoolest, aga nendel on omad haritlased, omad õpetajad, omad ka koolides üritavad ikkagi oma keelt ka õpetada, ka esimesed abitsad, kooliõpikud ilmunud, nii et me ei saa juba rääkida, et nad on ilma kirjanduseta keel. Ütleme, komid, marid, utmurdid, ersad, moksad, need on ikka tugevad rahvad, kellel on traditsiooniline kirjandus mitte palju noorem kui eestlastel ja soomlastel. Kas see grotesk ja eksistentsialism on nende maride ja udmurtide kirjandusse jõudnud juba? Ei, seda vast mitte. Udmurti kirjanduses on seda kõige rohkem. Sest isegi vaba värssi on ju suhteliselt vähe, aga nüüd on seda ka ikkagi kõigil. Teised kirjandused, marid miskipärast startisid natuke hiljem, kuigi see on kõige tugevam rahvas, kõige vapram, kes pani ka 40 aastat ka Vene ekspansioonile vastu, oled ju kuulsad Tšeremissi sõjad Juhan Julma ajal. See nende vallutamine ja koloniseerimine ei ole nii valuti olnud, aga paraku seda alustas ikka väga jõhkralt just tsaari režiim, kes ei lasknud omakeelsel haridusel. Andekad inimesed läksid üle vene keelega. Isegi nende eeposed, ma olen 4 eepost tõlkinud, olid kõik algselt kirjutatud vene keeles ja siis tõlgitud tagasi oma keelde ja minu teada Mansi eepos on siiamaani tagasi tõlkimata. Kõik on muidu Kalevala rütmikas kirjutatud. Te olete kogu elu olnud isamaalane, rahvuslane.
Sellest annab tunnistus ka see, et laulvast revolutsioonist alates olete olnud poliitikas pidevalt esil just sellel tiival Eesti Komitee ja Isamaa ja IRL. Kas on võimalik, et mingil hetkel on küll võimalik, et mingil hetkel on rahvuslust liiga palju? Kuidas saab olla liiga palju ühte normaalset loomulikku asja? Tähendab, rahvuslus tuleb õigesti defineerida. See ei ole vastandus ühelegi teisele rahvale. Väga ilus definitsioon on, et isamaalane või ka natsionalist on see, kes armastab oma rahvast, hindab ka kõiki teisi rahvaid ja suhtub tähelepanuga või huviga rahvusküsimuste vastu. Ja see ei ole kuidagi negatiivse. Sõna natsionalism on lihtsalt ära lörtsitud ikkagi imperialistlike selliste jõudude poolt praegu maailma ideoloogias. Rahvuslus võib ometi jõuda ka negatiivsete väljunditeni, näiteks seesama Ungari, millest me praegu räägime, Poola, Brexit, Soomes on olemas sellised äärmusrahvuslikud tendentsid, Prantsusmaal, eks ole, Le Pen, Eestis on EKRE, tõrvikud, ähvardavad loosungid, kurjad näod, jutt sellest, kes on võõras, kes on oma, see kõik nagu läheb suuresti lendu just sellest rahvusluse pinnalt. Kas pole nii? Ma ei ütleks nii, vaid see läheb lendu ähvardavast pääletungist, tähendab selle niinimetatud globaliseerumise, mis on paratamatu protsess, tähendab, et segunevad, aga tugevasti sai see ikkagi hoogu sellest pagulaste tohutust invasioonist, tulvast, mis kahtlemata on mingite jõudude poolt ka organiseeritud asi. Me ei hakka otsima neid nii-öelda niiditõmbajaid, aga see, et äkki vallandus selline tulv ja see tekitas vastureaktsiooni. Näiteks Rootsis, kes oli ju alati kõige tolerantsem pärast teist maailmasõda. Enne teist maailmasõda olid nad ju väga sallimatud näiteks soomlaste suhtes. Ma ei tea, kas sa oled käinud Skansenis seal Rootsi Vabaõhumuuseumis? Ei, seal ei ole. Ei ole käinud. Seal on Soome maja, on üks peaaegu, et mulla onn. Siiamaani, kusjuures Soome talud on välimuselt palju uhkemad kui Rootsi talud. Nii et see väike šovinism kestab edasi kusagil. Ja ometi näed, Rootsis on ka see nii-öelda parempoolne liikumine. Nii et see on teatud mõttes reaktsiooniks, teatud mõttes enesekaitseks ka. Ma ei õigusta neid jõhkrusi ja totrusi, mis selle taustal on või ka halbu tegusid. Aga ma saan aru, miks see on tekkinud. See ei ole ülemäärasest natsionalismist, et me teisi ei salli. Ei, seda mitte, vaid see tuleneb ikkagi sellest, et me püüame kaitsta seda oma kultuuri, oma keelt, oma rahvust. Ja see, mis on ka meie uues põhiseaduse preambulas nii-öelda. No te kaitsesite ka oma kultuuri, oma rahvust, kõik see nõukogude aeg. Kirjutasite, tegelesite seal Tallinn filmis, arendasite soome-ugri suhteid, kirjutasite 40 kirjale alla. See kõik oli väga diplomaatiline, intelligentne, veetlev, tõhus. Aga praegu me räägime jõududest, kes loobivad kive, panevad maju põlema. Et kuidas sellises olukorras nagu mõistlikuks jääda oma rahvuslusega? Ütleme viisakalt, et tõpraid on alati olnud ja maja põlema panemine ei ole mingisugune väljund. Need on kahtlemata ekstreemsed nähtused, aga seda ei saa panna rahvusluse süüks ometi, kuigi nad võivad selliseid loosungeid ka karjuda. Aga kelle süüks me paneme selle? Kuritegu on kuritegu. Tähendab, ta on saanud küll hoogu selle nii-öelda võõraste sissetungi ja ohutunnetusest küll võib-olla, aga selles ei ole süüdi ju rahvuslus kui selline. Oma rahva armastamine ei tähenda seda, et me peame
hakkama tapma kõiki võõraid. Ärme paneme neid kuidagi ühte patta. Teil on 7 last. Millega nemad tegelevad? Üks on jurist, praegu on ta advokatuuri esimees, üks on kunstiloolane, on juhtivfiguur Eesti ja kogu maailma naivistliku kunsti asjus. Ta on Viljandi Kondase keskuse looja ja juht. Tütar, üks poeg on Cambridge'is doktori kaitsnud etnoloogia alal, uurib neenetseid, nii et tema on suures osas ka minu soome-ugri huvi järjeldul, loeb ka praegu Tartu Ülikoolis soome-ugri kultuuri. Noorem poeg on samuti ajalooharidusega ja on praegu õpetaja. Nii et kõik on vahvad ja veel vahvamad tulevad lapselapsed, kellest küll alles kõige vanemad õpivad ülikoolis. Aga kõige nooremad võib-olla tulevad kõige vägevamad, seda ma ei tea, ma loodan vähemalt. Kogudes materjali praeguseks vestluseks jäid mulle näppu kaks trükist 80ndate lõpust. Üks on Eesti NSV Kirjanike Liidu 9. kongressi sõnavõtud, teine on Eesti NSV Loomingluste Liidu juhatuste ühispleenum. Mõlemas trükises on teilt samuti sõnavõtt ja neid lugedes torkab silma, et teile on omane mitte lihtsalt teha sõnu ja öelda, kuidas on, vaid te alati annate ka juhiseid ja seate eesmärke. Praegu on aasta 2019. Millised oleks praegu teie sellised suunised või juhised, mida kirjanikud võiksid teha, kuidas nad võiksid ühiskonda kujundada, milline on nende roll või millised võimalused neil on? Aga nad teevadki seda ju. Ei, ma ei arva, et midagi peaks teistmoodi olema. Asjad ju kujunevad nii, nagu nad, kuidas see üldine olukord seda ikkagi mingil määral tingib, ega see ei ole kusagil suvaliselt. Kui meie põlvkonnale oli oluline ühiskonna kallal õiendada, arveid klaarida, siis seda võib olla otseselt, on vähem, kuna me ei ole okupeeritud, aga on uued nähtused, on rahavõim, uued absurdid ja nii edasi ja nendega kirjandus ju tegeleb. Kas me oleme natuke rikutud sellega, et me peame kogu aeg nagu võimu vastu olema? See vaimu ja võimu vastasseis on alati olnud, alati jääb ja selles mõttes kirjanikud seda funktsiooni ju ka täidavad. Meelelahutust ja igasugust tilulilu on ju ka alati olnud ja miks mitte, see on ka kunsti üks ülesanne, teha elu natuke lõbusamaks ja kergemaks, et sa ei pea kõike ainult surmtõsise ja sünge näoga siin elus võtma. Seda, mida me nimetasime vahele ärapanemiseks või ridade vahelt lugemiseks ja nii edasi, seda pole lihtsalt praegu vaja. Praegu seda õiendab ajakirjandus, ütleb otse välja, mis tal vaja on. Nii et kirjandus on selles mõttes muutunud palju kirjanduskesksemaks või kirjandus loomulikumaks. No, kui ma pean Eesti parimaks kirjanikuks läbi aegade vaieldamatult Karl Ristikivi kõikides nii oma 3 eluetapis ja isegi ta ainus luulekogu on kõige kõrgemal tasemel, siis me ei saa ju öelda, et ta õiendas kogu aeg ühiskonna kallal, aga ta tegi oma ajaloolistes romaanides ka seda ja see oli kirjanduslik, see oli kirjandus, nii et on lihtsalt tugevamaid ja nõrgemaid andeid kahtlemata, aga see, et üldse kirjanikke nii palju ikkagi tekib ja noori tuleb peale, see on ju kohutavalt tore. Kohutav oleks ju, kui Valton tunneks, et Valton on viimane kirjanik Eestis, pärast teda kedagi ei ole tulnud.
nüüd seda artiklit tsensuurist. Siin teeti juttu sellest, et teil oli käsil Siberi romaan Masendus ja lootus. Kirjutasite selle valmis sahtlisse, aga saladust ei teinud, et te kirjutasite. Ja töö lõpujärgus saite teada, et julgeolek tunneb teie tegevuse vastu huvi. Nii, ja nüüd tsiteerin. See tähendas võimalust, et käsikirja ainueksemplar võidakse konfiskeerida. Seepärast paljundasin romaanist mitu eksemplari, mis peitsin erinevatesse kohtadesse ja lasksin teha ka 2 mikrofilmi, millest ühe toimetasin tuttavate kaudu Californiasse, teise Austraaliasse. Kui kunagi läheb Eestis jälle olukord hästi, ütleme niimoodi, no seda saab halvaks ja on tarvis jälle käsikirju peita, siis milliseid juhendeid, milliseid soovitusi te annaksite käsikirjade peitmiseks? Kuhu näiteks, mis need 3 kohta olid, kui teie peitsite oma käsikirja? Päriselt samal kujul, ega ajalugu ei kordu täpselt ja võib-olla muidugi tuleb ka niisuguseid aegu, kus Eesti rahvas või üldse niisugused demokraatlikumad jõud, kui poliitilist terminit kasutada, on surve all ja hädas, aga iga olukord on uus ja see uus põlvkond, uued tegijad leiavad alati omale vajaliku vormi, kuidas selles olukorras olla ja käituda. Nii et siin eriti tuleviku jaoks mingeid juhiseid anda on kaunis mõttetu. No tark õpib ajaloost. Mis need 3 kohta olid, kuhu teie peitsite? No üks oli näiteks minu garaaži lugu pealne, ma ei mäleta, kus ma veel olin kuhugi viinud mujale. Köitsin need veel kõvade kaante vahele ära, aga see oli asjata kõik, sest keegi ei konfiskeerinud midagi ja lõpuks mitu aastat hiljem see romaan ilmus sellisel kujul, nagu ma ta kirjutanud olin. Nii et aeg töötas selle asja kasuks. Me ei tea, mis maailmas võib toimuda, tähendab, mina seda enam ei näe, aga ega on ju ebameeldivaid protsesse ja kui näiteks on olemas ikkagi praegu nii levinud enesetapu terroristide nähtus, siis miks mitte või olla ka globaalne enesetapp, nii kui tuumapommid ikkagi lahti lastakse, siis see tähendab inimkonnale enesetappu ja on ka teisi nähtusid, mis panevad planeet maad ohu olukorda ja kas selleks ajaks ollakse valmis kuskile mujale planeetidele kolima, see on ikka üsna praegu veel sest kui meile tuleb teade miljoni valgusaasta kauguselt ja see täht, mis mille kiirgus meieni jõuab, on juba ammu ära surnud ja siis on väga raske niisuguseid asju ennustada ja ka kaunis mõttetu. Paraku me mõõdame oma ajastut ja oma ideoloogiat ja mõtlemisi ikka selle 70 aastaga, mida me elame või kui õnnestub natuke kauem elada selle ajaga. Aitäh, härra Aro Alton! Võtke heaks!